number 15. Ja 18 aastat vanust siis. Švitšvenko. Georgi Švitšenko. Ja juba eelmine aasta kuulus Viimsi esindusmeeskonda. Sünniaastaga 2006 poiss. Aga Viimsi siis taas rünnakul, kui viimane minut esimesest veerandajast on käima läinud. Ai, pehmeks jäi see sööt hetkel. Ja palli kaotus Viimsile juba 7. tänases mängus. Nii et kõvasti Viimsi noor meeskond esimesel veerandajal on palli kaotustega patustanud. No arvestades palli kaotuste arvu ja seisu, siis on päris hästi hetkel olukord. McKissick. Ta tahab seal Vaaksi ette võtta. Vaaksil 2 viga. Eseagu ründelauas ja vabavisked tulevad ja Viimsi ei suuda nüüd kuidagi oma 3 sekundi ära lappida. No hetkel ikkagi noormisi. No proovime veel selle nimega korra. Georgi Švitšenko hetkel ikkagi jäi liiga õhukeseks ja no Eseagu on ikkagi päris korralik taburet, et sellel nagu suurust on. Ja Švitšenkole sealt viga ka tuleb. Ja tegelikult Ukraina noorpoiss käis väljakul ka kolmapäeval VEF-i vastu ja tegelikult statistika mõistus oli täitsa tubli, 22 minutiga 8 punkti. Okei, seal muidugi mäng oli kiirelt ka tehtud, aga sellegi poolest VEF-i vastu visata 8 punkti, ma arvan, et iga mees iga päev seda ei tee. Aga hetkel jäi Eseagu vastu hätta ja kanadakas on vabaviske joonel ja tõukab ära. Ja ütleme nii, et viskeliigutus võib-olla kõige ilusam ei ole, aga mis kõige tähtsam läbi korvi lähevad pallid. Ja 2-2, nii et Rapla 5 peal. Ja Vaaks võtab kodumeeskonna rünnakut üles. Ja no Rapla surve on hea, midagi ei ole öelda. Sündi 3. Mööda see läheb ja lauapall Eelmäele. Eelmäe arvel siis 7 punkti. Tema üks Rapla parimaid siin esimesel veerandajal on olnud. 5 sekundit esimese veerandaja lõpuni. McKissick. Jan-Märten Ratas on tulnud väljakule ja puterdab ära hetkel Ratas. Ai, ma vaatasin, et tegi nagu hea söödupett, et siin Valdo Lips oli mul täpselt ees, aga tegelikult reaalselt söötiski. Ja seda söödupetet, sellist sinu moodi söödupetet, Kristo, oleks siin tegelikult hetkel vaja olnudki. Oleks saanud rahulikult üksi peale panna. Ja siin Rikberg vaid rikub oma protsenti, nii et esimesed 10 minutit mängitud ja külalismeeskond